Tšauki! Tere tulemast tagasi minu vlogi. Ma alustan tänast vlogi täpselt samast kohast, kust eelmine kord. Tegelikult täna on neljapäev. Nädala algus oli väga tavapärane, väga palju trenne, proove. Ma ei hakanud seda vlogima, aga kuna täna hakkab action pihta, siis võtsin kaamera kaasa. Esimese asjana ma lähen praegu massaaži. Kell on 11:30 kohe ja teeme mõnusa lõõgastuse enne crazy't nädalavahetust. Kell on vaikselt 4 saamas ja ma jõudsin käia ära massaažis. Täna oli mõnus siuke lõõgastav massaaž. Ja siis ma käisin kiirelt läbi blenderist, võtsin sealt ühe smoothie kaasa, tulin stuudiosse, et vlogi monteerida. Ma sain lõpuks oma eelmise nädala vlogi täielikult valmis. Ma panin selle YouTube üles laadima ja võtsin lõunasöögiks midagi poest süüa. Ja nüüd ma tulin siia saali ennast valmis panema, sellepärast, et esiteks me filmime Freeflow TikToki jaoks mingisugust videot Simona ja Maritiga. Ühesõnaga, meil tuleb täna promovideo filmimine ja lavaproov Lõftis, kus meil toimub homme siis Empire'i uue programmi, mille jaoks me oleme nüüd iga laupäev ette valmistanud ja mingitel nädalasisestel päevadel ka ette valmistanud. Selle esikas tuleb, seega jah, tuleb siukene närvesööv nädalavahetus. Tegelikult ma arvan, et kõik on hästi, me oleme piisavalt palju selle jaoks harjutanud, aga ikkagi veits siukene elevus-ärevus on sees. Igatahes ma teen ennast selle jaoks valmis, sest et kuna ma pean 3 trenni andma ja ma viimasest trennis pean otsa sinna liikuma, mul on 45 minutit aega, et trenni ära lõpetada, stuudio kinni panna, ennast veel touch-upida, siis sinna sõita, seega ma teen praegu võimalikult palju ettevalmistusi ära selle jaoks. Ja siis saab rahulikult võtta pärast, sest muidu läheb liiga kiirustamiseks. Ma loodan, et ma täielikult ära ei hilista kõike seda, mis ma endale siin teen. Ma teen soengu ka valmis, et siis sellega on ka hästi. Aga nüüd ma meigin ennast edasi, nii et jah, tundub, et ma olen ennast valmis saanud. Tegin sükse kerge meigi, üksmed panin ära. Enam-vähem tegin sliik soenguga ära, pärast niikuinii peab touch-upima. Ja siis pärast on meil vaja silmameik ja huuled teha ja ilmselt ma pean touch-upima põhja ka. Aga vaatame, äkki on tänased trennid sellised, kus ma ei higista nagu hull. Aga nüüd ma hakkan natukene trennideks ette valmistama ja siis varsti hakkame juba seda TikToki ka filmima, I guess. Esitan teile väljakutse. Spotify's tuleb loosiga laul, mille järgi tantsite. Kava mõtlete välja koha peal, kuid lugud ennem kava koostamist ei kuule. Kaks trenni on antud ja oli mingi, äkki ma ei higista täna trennides liiga palju. Reaalsus oli see, et ma olin liigumärg ja ma kindlalt pean oma meiki selleks prooviks ja promovideo shootimiseks touch-upima. Aga nüüd ma jooksen Dansekti, tramm miskipärast jääga pikalt hilines. Seega ma jõuan üsna viimasel hetkel trenni ja täna me peaks tiibkaala kavaga edasi liikuma võimalikult palju, et meil läheks selle ettevalmistusega lihtsamalt. Jõudsime nüüd Lõfti, teeme lavaproovi, kostüümiproovi ja full läbimängu. Kas siin ei olnud vist mingit erinevat suur? Ei olnud. Juba mingi nimed siis? Ei olnud. Vau. Oi. Ma ei sööks. Reaalselt. Tähelepanu, toome teieni erakorralised uudised.
Tänane päev on lõpuks läbi. Kell on liiga palju. Meil läks lavaproov päris pikalt, sest et me tegime esimest korda läbi kõikide kostüümidega ja kostüümivahetustega. Panime paika placingu, ehk siis kus meie kohad igas kavas on. Ja tuli välja, et mingite kostüümidega on ikkagi mingid errorid ja ma olen veits nagu ja kurb või pahane sellepärast, et ma võib-olla võtsin neid mingeid asju liiga tõsiselt ja lasin endal nagu, ma ei tea, tundel ja emotsioonil sellepärast kohe, ma ei tea, langeda ja tegelikult on ju kõik hästi. Tuleb lihtsalt mingid asjad läbi mõelda ja seal koha peal oli päris nagu keeruline põrand, ehk siis seal ei ole nagu tavapärane sile ilus põrand, mis tavaliselt enamustes, ma ei tea, ürituste kohtades on, vaid seal oli, tegemist on mingi vana tehase hoonega, ehk siis seal on siuke betoon kivipõrand, mis see ei ole mõeldud nii-öelda, ma ei tea, tantsimiseks või esinemiseks, sest et seal on mingid siuksed mügarikud ja mingid vahed ja mingi blablabla, ehk siis mingites kohtades oli väga raske tasakaalu hoida. Ja veel lisaks kõigele sellele, kuna ma andsin täna 3 väga intensiivset trenni, siis mul oli õhtuks, või mis õhtuks, ööseks, kui me seda lavaproovi tegime. Mu keha oli tegelikult täitsa läbi juba, sest et kui me nagu sinna läksime, ma olin mingi, nii nice, mu keha on soe, ma olen mingi valmis, mul oli nagu see trenni hype sees, aga kogu see kostüümide ettevalmistus ja paikapanemine ja placingute tegemine, kõik see võttis nii palju aega, siis mu keha jõudis ära jahtuda ja väsida, ehk siis ja üsna raske oli seda kõike teha, aga ma just vaatasin üle meie proovivideod, et tegelikult seal oli väga ilusaid kohti ja nagu kui see tuleb nii nagu tahaks ja nagu oleks full sünkro, full energia, full emotsioon, kõik see, mis nagu kind of oli juba täna, sest et meil käidi täna filmimas, nii Rooma käis filmimas kaameraga promo jaoks. Ja siis Marlene käis ka filmimas, kes tegi siis telefoniga. Asi hakkab looma. Aga nüüd on kell saanud mingi 2 öösel. Ma olen jõudnud istuda, videosid vaadata proovidest, süüa ja lihtsalt istuda lõpuks. Ja olen väga väsinud. Nii äge, et me seda homme teeme juba. Ma päris palju pabistan. Ma perfektsionist minus on veits struggled, sest et ma tahan, et ideaalne oleks kõik. Ja ma usun, et igal juhul tänane see lavaproov andis nii palju juurde, et homme oleks kindlam ja parem ja kogu asi nagu ägedam. Et mul on nagu tänu sellele tegelikult ikkagi nagu nii palju rahulikum, et ma olin natukene, täna terve päev oli mingi appikene, et täna hakkabki pihta see, mille jaoks me oleme nii kaua ette valmistanud. Äge, et me sükest asja teha saame. Aga raske on ka. Aga see käib asja juurde.
Võt, ma nüüd võtan selle meigi maha. Lähen pessu ja lähen tuttu, sest homme on esinemine. Õnneks mul on terve päev vaba. Ehk siis ma saan rahulikult välja ennast magada. Saan natukene mingit inuprotseduuri teha. Tahaks oma küüned korda saada. Ma isegi ei tea, eks vaatab siis homme juba. Nii et head ööd ja näeme homme. Tere hommikust, täna on reede. Tegelikult ei ole üldse niivõrd hommik, kell on 13.30 kohe. Nimelt ma lähen hetkel pediküüri. Lihtsalt leidsin sellise kiire viimase hetke aja. Teeme varbad korda esitamiseks. Pediküüris on käidud ja kuna mul on natukene aega, vaba päev on, siis ma lähen käin Watchwear laomüügis. Ehk siis vaatan äkki leian sealt midagi ja siis koju preppima esinemiseks. Ma ei tea, kas ma eeldasin seal Watchweari laomüügis mingeid odavamaid hindasid. Aga ma ei tea, kuidagi ikka oli liiga kallis ja ma ei leidnud sealt väga midagi. Ühte jopet ma vaatasin, et mis võiks võib-olla sobida. Nüüd ma lähen käin läbi kiirelt Nauticast. Ma tahaks Trade House'i minna ja siis liigungi kodu poole juba, sest et õhtul on meil esinemine kella 7 paiku. Nii et kuskil 6 paiku peaks ilmselt juba seal olema. Kell hakkab vaikselt 4:30 saama. Ma jõudsin koju, räige ummik oli igal pool. Seega mul läks veits kauem aega, et koju jõuda, aga kõik mu tiirud on tehtud. Käisin võtsin poest midagi süüa, sest ma peaksin enne esinemisele minekut kindlasti sööma. Seega ma teengi väikse prepi ja siis käin pesus, hakkan meikima, soengut tegema. Ja nii põnev täna on keesikas. Crazy. Mul oli kodus mingi Santa Maria, mingi kana, crispy chickeni, mingi maitseaine segu. Seega ma viskasin kana kiirelt ahju samal ajal, kui kana valmib, siis ma lähen hüppan kiiresti pesust läbi ja siis hakkan väikselt meigi ja soenguga tegelema, sest et mul on vähem kui 2 tundi aega, et süüa, pesta, meik teha, soeng teha ja kohale jõuda. Nii et läheb kiireks, aga ma jõuan. No nii kiire toit, salat, kana ja väike pasta, väga kiire toit lihtsalt, et saaks kiirelt kütust. Nii, üritus toimub siis sellises kohas, selline vana kakaoladu. Inimesed istuvad seal ja meie lava on siin ja backstage on siin. Siin on minu poolikene, vaatan siin riideid. Kohe ma lähen blondiks. See on transformation. Lifti astub Maarit ja välja tuleb Milvi. Wow. On the shed. Girls, your effort is Uskumatu, the cleaning lady in the house here, making all the choreos look Uskumatu. So 3 cheers. Buldarova, Karova.
Televisex, Televisulla, Sex Mula y Q&Way. Arriba, abajo, al centro, movimiento. Mueve. Pa' adentro. Tänane päev on lõpuks läbi saamas, kell on 3:11 ja ma jõudsin koju. Meil on esikas tehtud ja ma arvan üldkokkuvõttes läks mu enda arvates hästi. Mul mingid kohad ikkagi, mingid detailiasjad läksid natukene vist adrekaga sassi ja natukene tasakaaluga oli sükene sketši vahepeal. Ja lõpus me esitasime siis nagu 2 osas ja viimane osa lõppes siis sellega, et me lõpetasime ühe nagu suht intensiivse kava ära ja siis me jäime lava peale vaatama nii-öelda viimast duetti, enne kui on nagu viimane lõpu outro. Ja siis, kui me läksime sinna lava peale ootama seda outrot, ma tundsin, kuidas ma lihtsalt hakkasin nagu voolama ja ma ei tea, ma tundsin, kuidas mu keha lihtsalt kuumenes üles ja mul oli täiega siuke tunne, et nagu mingi palavik või midagi hakkaks tulema. Ma ei tea, mis see täpselt oli, aga mul oli nagu jah, tõesti veits oli veel see ka, et nagu just olid ülipalju nagu pingutanud ja siis kui sa nagu jääd seisma, siis sa tunned, kuidas kogu see nagu intensiivsus nüüd jõuab järgi. Aga jaa, mul pärast seda nagu, pärast teist osa, siis kui meil nagu kogu show sai läbi, mul oli siuke pingelangus. Ja siis, kui Camilla järsku tuli kuskilt nurga tagant mingite lillede ja šampapudelitega, et meid tänada, mul reaalselt nagu olid pisarad silmis ja ma mõtlesin, et oh my god, et me saimegi selle tehtud, et nii palju tööd oleme teinud ja nagu nii palju vaeva näinud selle nimel ja et ta tuleb selliselt meid tänama ja see oli nagu nii armas ja nagu tore hetk, et ma tundsin ennast nii tänulikult ja ma ei tea, nii äge, et sükest asja ma saan teha. Nii mega äge. Ja ma nüüd ostsin endale poest Nixi jäätist, et lihtsalt natukene nautida ja celebrate'ida seda, et tänane intensiivne esinemine sai tehtud ja tegelikult homme on meil kella 10 juba sõit Riiga, sest meil toimub seal esinemine, mille jaoks me oleme ka nüüd proove teinud ja mille proove ma olen teile natukene näidanud, ehk siis täna saab natukene puhata, et siis homme jälle kütta, et siis jälle pühapäeval Eestisse tagasi tulla ja vaatame, kuidas meil sellega läheb, aga selle peale ma mõtlen homme, sest et praegu ma olen kõikidele nende emotsioonide ja tunnetega veel tänases, nii et ma proovin need kõik nüüd läbi elada ja ma hakkan nüüd videosid vaatama. Camilla filmis ja saatis meile ka, et ma vaatan, kuidas see siis päriselt välja nägi. Tunne oli hea, nagu ma tundsin, et see eilne läbimäng ja peaproov kostüümide ja kõikide asjadega andis ikka nii palju kindlust juurde, et see on nii hea, et me seda saime teha. Issand ja siin näitan seda lillekest. Muiduka. Nii ilus hortensia. Panen selle vaasi ja siis šampapudeli saime ka. Hihi. Mida aeg edasi, seda rohkem ma tunnen, et mu keha on väga läbi ja ma tunnen, et mul on veits sükene... Teate seda tunnet, sorry, mul pesumasin töötab, teate seda tunnet, kui sa tead, et sul hakkab vaikselt palavik tulema? Mul on tunne, et see on see tunne, mida ma tunnen praegu. Ja ma ei tea, kas see on sellest, et mul on mega pingelangus praegu selle esika tegemisega või ma olen päriselt saanud külma või ma olen kuskilt, ma ei tea, trennist kellelgi nakatunud või midagi. Ma väga loodan, et see ei ole päriselt see tunne, et see on lihtsalt praegu väsimus ja jah, nagu ma ütlesin, pingelangus, aga ma nii kardan, et ma ikkagi tervis natukene annab alla. Seega ma proovin ennast nüüd ruttu saada valmis magama minekuks, sest et homme on kell 10 juba start. Eks ma homme räägin täpsemalt, mis meil kõik toimub seal, aga õhtul on ka afterparty, kus on ka teema nii-öelda outfitidele Y2K või Y3K, mis on apparently mingi uus asi. Seega ma vaatasin üle, mis ma võiksin kaasa endale võtta ja hüppan ruttu pesust läbi. Lutsik. Okei, sorry, ma segasin sind kassi asjade tegemisel. Ühesõnaga vaatasin mingid variandid endale välja
ja pessu, tuttu ja pakin enne tuttu minekut. Ma pakin enda asjad veel kokku, sest et me jääme sinna Läti ööseks. Tule, mis sa teed? Seega ja peab päris palju asju kaasa võtma. Head ööd ja näeme juba homme. Tere hommikust. Täna on laupäev. Kell on kohe reede. Kell on kohe 9 hommikul. Ja ma tunnen, et mu keha on selline, kui ma oleksin auto alla jäänud öösel. Ja veits kõvidan on olla. Ma loodan, et see tunne läheb päeva peale ära, sest mul ei ole aega haige olla. Ma pesen ruttu hambad, näo, teen hommikusöögi. Pakki viimased asjad kokku ja saame juba bussipeatusesse minna. Ühesõnaga toimetame ja varsti hakkame startima. Me jõudsime nüüd Riiga, tulime Liidosse, et teha üks lõunasöök ja siis umbes poole tunni pärast me peame startima juba sinna kohta, kus see üritus toimub. Meil tuleb lavaproov, aga jah, enne teeme lõunasöögi, et saaks kõht täis ja siis pärast ei ole meil ka super palju aega. Kuhu me läheme? Äkki see mingi tagaauks umbes või midagi? Vahetus, kuidas mingi 3 siis me võtame viimase joonise kohe, või nagu see ühine. We're just gonna dance straight away, but like half-ass it, and just to see how we're gonna manage the space and everything, if that's fine. Epic! Thank you, Kelly! No, mis sa räägid meile huvitavast siis? Mis on meile huvitavad? Ma palusin Kritil filmida vlogi meie Läti sellest ja nüüd tänu mulle. Kommentaari tähendab mida? Kommenteerijad, palun andke keegi Kellile salvräti. Kas kellelgi on? Mul on 3 marsipani ja veel kotis. Ei taskus kuskil. Ei no, tasuta asjad. Ja see, kes annab salvrätiku, saab 1 marsipani. Väga hea. Room 4. Väga kena, aga... Selle saab Peppuga koos. Jaa, võtaks koos Peppuga. See kohalik on raudselt mingi mida. Nii väike shoppamine, mida ei ole vaja. Väikene liplainer, väikene huulepulk. No täp 3 euroga kuule, no ma ei tea. Ui, miks nii väikseid vaja? Tasutena. Ei, ma võtan praegu 2, pärast ei ole enam. Kas nüüd võib niimoodi kõndida? Not this! Nii, ma ei oska nii.
unforgettable. Tšauki, täna on pühapäev, ma olen Riias tagasi, ma väga hommikul midagi ei jõudnud filmida. Ärkasime üles suhteliselt viimasel hetkel, panime ruttu asjad kokku, käisime, võtsime poest midagi bussi peale süüa, väike kohv ja siis sõitsime 4,5 tundi tagasi Tallinnasse, tulin koju, tegin kiire lõuna ja tegelikult nüüd mul ongi vaja juba ennast valmis panna, sest et poole tunni pärast hakkab järgmine trenn ja siis õhtul on mul veel üks proov, nimelt üks tantsija koreograaf kutsus mind oma mingisuguse uue visuaali filmimisele. Selle projekti siis esimene proov on täna õhtul kella 8. Ausalt öeldes ma olen üsna läbi, me saime suhteliselt vähe magada. Eilne päev oli nii crazy ja nii pikk, aga nii lahe. Nii palju, kui ma jõudsin filmida, ma filmisin ja tõesti nii äge asi oli see kõik, mis me tegime, et need inimesed, ma sain koos olla osade inimestega, kellega ma peaaegu mitte kunagi ei ole kokku puutunud ja väga fun oli ja nii haige tagasiside on olnud nende igasuguste story'de ja videote peale ja koha peal ka inimesed tulid ütlema, et mingi mida hekki see oli. Ja nii lahe nagu mul on tõesti väga hea meel, et me sinna läksime ja me saime nagu esineda tantsijatele. Tantsijatele esinemine on lihtsalt something else. Ma ju esinen põhimõtteliselt iga nädalaselt, aga publik ei ole kunagi selline nagu eile seal olid, sest et tantsijad teavad, kui suur ja raske töö on olnud selleks, et see asi sinna lavale saada ja nad appreciate ivad seda ja elavad kaasa ja annavad nii palju energiat ja nagu nii äge. Tõesti, ma olen väga õnnelik ja tänulik, et ma sain olla osa sellest.